Siis ongi meil Sadama üürimaja OÜ. Sellest me juba oleme natukene rääkinud. Selle koha pealt on revisjonikomisjon väga mures konsensuslikult. Keegi ei arva teisiti tänaseks enam. Ja põhilised murekohad on juhatuse tegutsemine. Juhatus ei ole siis vald, eks ole, täpsustame kõigile vaatajatele. Ja juhatust peaks kontrollima nõukogu. Ja nõukogu oli 2024-2025 aastal Hergo Tasuja ja Tiit Reha. Ja täna alates jaanuarist on Sander Kopli ja Tiit Reha. Tiit Reha on siis olnud järjest. Kõige suuremad mured hetkel on seonduvad käibemaksuga. Juhatuse liige on ehitusperioodil küsinud tagasi käibemaksu. Käibemaksu summa on umbes 350 000 eurot või sellest rohkem. Meil ei ole seda täpsustatud veel. Ei tea, aga on öeldud umbes 350 000 eurot. Nii palju on öeldud. Et võib-olla on ka 400, me ei tea seda, eks ole. Ja oleme saanud kinnituse, et käibemaks tuleb tagastada Sadama üürimaja OÜ riigile. Hiiu lehes on öeldud, et käibemaksu ajatamine on kokku lepitud. Eile selgus, et tegelikult ei ole. Ehk siis Hiiu lehes on see info väär seoses käibemaksu. No meil on protokolliliselt eilsest kinnitatud seda, et see ei ole ajatatud. Ja seda ma saan aru, et uue seaduse järgi seda ei saa ka ajatada, et seda tuleb maksta tervikuna tagasi, et selline info on ka olemas. Ma nüüd ei ole jurist ja tõesti ei ole neid asju kontrollinud, aga selline info nagu meile täna laekus nagu tähelepanelikult lugejalt. Aga käibemaksu tagasimaksmise kohustus on tekkinud juhatuse tegevuse tõttu. Jah, just. Nõukogu ei ole täitnud hoolsuskohustust, teostanud järelevalvet. Punkt. Lähme edasi. Väga niimoodi lühidalt kokku võttes. Nõukogu otsuseta on võetud ka laen. Laenuandja on Leedu pank SME. Ja laenusumma on 850 000 eurot. Me andsime revisjonikomisjoni poolt volikogu ees ettepaneku kutsuda viivitamatult tagasi Sadama üürimaja OÜ nõukogu ja uuel nõukogul teha sama ettevõtte juhatuse liikmega. Sellepärast, et meie hinnangul on selleks piisavalt praeguseks põhjust ja sellega oleks võimalik vältida võimalikke tulevasi kahjuid. Tekkis ka üks erimeelsus või mitte erimeelsus, aga erinev tõlgendamine ja täitsa võimalik, et me olime ühe punktiga ka eksinud. Osanike lepingu punkt 6.2 ütleb, et osanikud kohustavad enda osa või osast osa mitte võõrandama üksteisele ega kolmandatele isikutele kontrollaja jooksul. Ja nii edasi. Et selle punkti osas meil oli nagu erinev tõlgendus, et kas osanik erasektori partner on detsembrikuus võõrandanud osa enda ettevõttest teisele ettevõttele nii-öelda, et meil on Sadama üürimaja OÜ, see koosneb 51% Hiiumaa vald, 49% Hiiumaa valitsus, tähendab 51 ja 49% Hiiu Invest OÜ. Ja Hiiu Invest OÜ omakorda jaguneb 2 ja võt selle Hiiu Investi OÜ osanik ettevõte on vahetunud detsembrikuus. Meile tundus, et seda ei tohiks ka teha. Ja viimase asjana siis, mis ma veel ütleksin siin juures ära, et eile ilmus majandusaasta aruanne. Kas oli eile või üleeile? No inimesed võivad seda vaadata ka nädala pärast, seega ütleme, et volikogu eelsel perioodil viimaste päevade jooksul ilmus majandusaasta aruanne ja eilsel revisjonikomisjoni koosolekul selgus, et Hergo Tasuja osanike õiguste teostaja Tiit Reha nõukogu liikmena seda aruannet näinud ei olnud. See esitati väitega, et see on osanike koosolekul esitatud ja sellega ollakse kursis, aga tegelikkuses see nii ei olnud. Ja see oli esitatud valede andmetega. See on jällegi võimalus, et Hergo tõepoolest ei teagi ja nõukogu ei teagi, et see on esitatud. Nii on olnud tegelikult sisuliselt kõigega, millest me üldse räägime. Kogu asja iva ongi selles,
et juhatus on toimetanud 2 aastat rahulikult, teinud sisuliselt kõik toimingud. 4 nõukogu koosolekut on kokku toimunud, kus enamus olulisi asju ei ole absoluutselt käsitletud. Laenusid, hüpoteeke, üüri või majutusteenuse lepinguid. Ergo tegi ka otsused ülekannete tegemiseks, toetusrahade ülekandmiseks oleks võinud võtta volikogult kooskõlastuse või vähemalt valitsuse kooskõlastuse, aga seda tehtud ei ole. Et see on viga ja kindlasti oleks Ergo tasuja sellist positsiooni oluliselt parandanud. Soovitan tegelikult vaadata nii-öelda, kellel on nagu huvi tekkinud mingite teemade vastu, et kas me nagu ajame siin mingit poliitilist kiusu praegusel hetkel näiteks, eks ole, siis ei aja. Minge vaadake täispikka peatükki sellest algusest lõpuni. Me ei aja poliitilist kiusu. Me oleme mures selle pärast, et see maja, nagu öeldakse, et maja on ju püsti, see on tore, püsti ta on ja ta jääb. Aga avaliku raha kasutamisega on probleem ja praegu on veel võimalik ilmselt midagi päästa. Varsti võib-olla enam mitte. Nagu me enne alguses ütlesin, et kui me selle uue suuna vähemalt suudame praegu käima panna, et see juhtimine muutub kvaliteetsemaks, siis me oleme juba saavutanud Hiiumaa kogukonna jaoks tulemuse. Absoluutselt. Selles mõttes, et see on suur võit juba, kui olukord paraneb. Selles mõttes, et kui inimesed hakkavad keskenduma ja süvenema. Et ma pean siia lõppu ühe nagu niisuguse näite veel tooma, mis on nagu lihtsalt tõestus sellele, et tänases umbusaldusavalduses ka käis läbi, et allkirjad dokumentide alla tulevad, aga sisuga ei tutvuta, eks ole. Meil on eelmise aasta majandusaasta aruanne on vallavanema poolt allkirjastatud, Sadama Üürimaja OÜ majandusaasta aruanne, täpsustame siis. Ja aruandes on kirjas, et ehitatakse Hiiumaale Kärdlasse üürimaja, aga Sadama Üürimaja OÜ seda Kärdlasse kunagi ehitanud ei ole, see on Kõrgessaarde ehitatud algusest peale. Ja ma arvan, et hiidlasena sa sellist viga ei lase läbi, kui sa teed dokumendi lahti. Näe, aga mis on maailmas uut? Kiirus. Jah, kiirus, ei muud. Et kahjuks mulle tundub, et näiteks selle põhjal ainult majandusaasta aruanne on saanud digitaalse allkirja ilma seda lahti tegemata. Nii, kaadrivahetus.